Sellist pilti võib näha pea kõikjal, kui retriiverid peaksid vee ääres kokku saama. Vett armastavad retriiverid väga. Laites võivad nad möllata tundide kaupa. Retriiverite veearmastuses pole midagi imelikku. Nad ongi aretatud jahimeestele abiliseks ja nende tööks on lastud linnu veest toomine. Sellest ka tõu nimi. Inglise keelest tähendabki retrieve toomist. Retriever on seega siis tooja või kättetoimetaja. Tänapäeval on juba enamus kuldsed ikkagi lemmikuteks aretatud ja näitustel rohkem näituse liini jaoks. Mina isiklikult ise väga üritan teda nii palju treenida, et saaks temaga jahile minna. Ennem pole käinud? Korra käisime, aga parte ei näinud. Jahimees oli kaasas, aga parte kahjuks ei olnud. Retriivereid on 6 erinevat tõugu. Labradori, Nova Scotia, Chesapeake Bay, kuldne, kihara ja seletakarvaline. Tõud on erinevad, aga iseloomud on neil laias laastus samad. Nad on kõik vaatamata mudelile ja väljalaske aastale väga sõbralikud ja heatahtlikud. Meie peres on juba 3. kuldne retriiver ja eelkõige sai valitud koer sellepärast, et tundus olevat inimesele täiesti ohutu loom. Et sai väga palju loetud tõu kohta ja info oli ikka selline, et ei ole olnud juhust maailmas, kus kuldne retriiver oleks inimest rünnanud. Ja kuna peres on ka väikeseid lapsi, siis see oli põhiline, mis oli määravaks, et koer on tõesti ääretult sõbralik, tark ja ohutu loom. Tugev töötahe, kõrge intelligents ja soov peremehele meeldida on retriiveritesse sisse kodeeritud. Lisaks jahil käimisele kasutatakse neid ka pommi- ja narkokoertena. Nad alluvad hästi ja on kergesti dresseeritavad. Sõbraliku loomu tõttu elavad nad ka peremehest lahutamise üle ja võtavad uue peremehe palju kiiremini omaks kui mõni teine tõug. Ka pimedate juhtkoerad on seetõttu enamasti just retriiverid. Ma selle lükkaks täiesti ümber, et koer on flegma, sest et minu vanem koer on väga tubli jahikoer ja temaga võib teha kiilitit ehk siis koerasporti. Ääretult mõnus on temaga koos joosta. Meie näiteks käime pidevalt jooksmas koeraga koos ratta kõrval jookseb, et ta tegelikult on aktiivne loom. Retriiverid on ka edevad. Neile meeldib teisi vaadata ja ennast näidata. Koerte näitused seda kõike ka võimaldavad ja seal käimise vastu pole neil midagi. Otse vastupidi. Kui palju nüüd retriiver vajab treeningut ja niisugust tegelemist? Tegelemist ta vajab, kuna ta on hea taibukas koer, siis ta vajab mõttetööd. Meeldib tal just see jahitegevus, aga näitustel eraldi konkreetselt ei peagi midagi tegelema, kui ta on sõnakuulekas ja tähtis, et ta sul ilusti liiguks ja jookseks ja seisab ja ennast oskab esitleda. Seda ta oskab väga uhkelt teha. Kui suureks patuks seda peetakse, kui inimesel on see koer sõbraks seda näitustel ei käi? Mina leian, et see ei ole suugi mitte patt, sest ega näitustel käimine see on, kui sa oled käinud, see on niisugune hobi, lihtsalt kõrvalhobi. Aga koer, patt on see, kui sa koerast üldse välja ei tee, sa üldse ei tegele taga, sest et ta on ikkagi selles mõttes töökoer ja siis kas või mänguliselt sa pead taga ikkagi mängima, tegelema, jalutama. Selleks talle piisab, et ta saab rõõmus olla ja tegeleda sinuga. Tänapäeval peetakse tublit linnukoera enamasti siiski kui lemmiklooma. Pika meele ja vagura loomu tõttu on ta väga hinnatud ja sobib vaata et igasse peresse. Retriiverid on sellised minu sorti koerad, kes ma armastan looduses käia ja armastan sellist elava loomuga sõbralikku koera, nagu nad kuldsed on. Nad on hästi lapsesõbralikud ja nad annavad hästi palju emotsiooni sulle endale vastu ka selle eest, mis sa nendele annad. Ta on ütleme selles mõttes rahulikum, et ütleme kui autod või teised inimesed, võõras keskkond, et ta siis tõesti on rahulik. Aga seda nüüd, et temaga võib ükskõik mida teha, siis pigem juba selline vanem ja targem kuldne retriiver, ta ei lähe ka võõrale juurde. Retriivereid peetakse maailma sõbralikemaiks koerteks. Sestap oskavad nad ka pisiperega hästi ringi käia
ja on head lapsehoidjad. Kui Karme pisipõnnil hakkas öösel ninast verd tulema, siis ajas valvas Loola kogu maja jalule. Ka Age Uibol on oma kogemus varnast võtta. Mina siis teises toas toimetan, järsku kuulen, et koer augub. Lähen siis vaatan, laps on aknalaua peal püsti ja kangutab akent nii-öelda veel, see tuulutusasendus oli nagu, kangutab seda lahti. Ja siis kohe koer andis märku sellest, et toimub midagi halba nii-öelda. Retrieverid on õnnistatud hea söögiisuga. Nad ei ole valivad, alla läheb kõik. Ka kogustel pole vahet. Siin peab juba peremees südame kõvaks tegema. Haledale pilgule vaatamata tuleb õgardlikkusele piir tõmmata. Kui sa taga ei liigu, siis nad söövad ennast sardelliks ära lihtsalt. Sama nagu spanjal. No enam-vähem jah. No tegelikult nad ongi ühe tõugrupi loomad, kuna retriever on aretatud vesispanjalist ja see tähendab seda, et neil on spanjaliga väga palju ühist. Kuigi retrieverid on head, targad ja tublid, aga päris kõigile nad siiski ei sobi. Ei sobi ta sellisele inimesele, kes on väga tubane, kes ei viitsi väga palju väljas käia ja ühtlasi ei ole retriever väga selline valvur koer. Mida retriever muidugi võib teha, on paremal juhul röövli surnuks lakkuda, aga temast nagu valvurit ei ole. Millega peab siis retrieverit peresse võttes arvestama? Miinuspoole pealt võib-olla see, et retriever ei ole maailma kõige puhtam koer. Ja retrieveritel on selline komme, et nad teevad ennast märjaks ja siis neil on vaja see karv kuidagi poriseks teha, et metsalõhnad ja looduse lõhnad endale külge teha. Nii et kui mererannast tulla, siis see tähendab 10 kilo liiva tuppa. 10 kilo liiva kõigepealt autosse, siis 10 koju ja 30 siis ühtlasi ka vannituppa. Ja püherdavad kõvasti nii rannas kui metsal ja igal pool, jah? Jah, just. Ja mida sopasem ja liivasem see koht on, seda mõnusam. Kuldne retriever pole Iidamast Taadamast pärit tõug, vaid ta pärineb 19. sajandi Inglise ja Šotimaa piirimailt. Rootsi jõudsid kuldsed retrieverid 1987. ja Eestisse toodi esimene niinimetatud kuldne Soome kaudu alles 1996. aastal. Eestis on need koerad saavutanud suure populaarsuse ja õigustatult. Kui teil pole vaja kurja valvekoera, vaid soovite leebet ja tarka kutsat, kes peret armastaks ja lapsi hoiaks, siis on retriever just õige valik. No nagu isegi näete, siis see koer esteetidele ja puhtuse armastajatele tõesti ei sobi, et 3 minutit koos ja ütleme nii, et ega natuke veel ja siis ma jätaks ise ka väga kuldse mulje juba, nii et sellega, kui seda looma tahate võtta, siis peate igatahes arvestama. Ikka ja jälle meid, aintes võib leida.